sinu kätt naasma võetud. Oi, jaa. No, sinu käsi, ma ütlen sulle kullake nüüd niisugust asja, et mina räägin. 2 raha ja mina räägin, kui rikkaks sina saama. Ja 3 raha ja mina räägin sinule ainult head. Aga 3 raha? Emand, ära ole nii kitsi. No jääb. Kust annan selle kestari? Kaunis. Missugune kaunis. Isand, näita mulle oma kätt. Las ma räägin sulle. Oi. Vot raha andma, siis mina rääkima, aga sina kuulama ja kuulama. Mustise lapsed ei ole. Aga sul on juba nii palju, aga ma olen ikka veel siin. Mustise ei ole. Eestlaste esiisad on kummardanud puid ja põõsaid, vett ja taevast, oma tehtud puuslikke ja hiidkivimürrakaid. Nii kaugele, kui inimsoo mälu ulatub, on rajatud kodad. Erinevad rahvad on neid ehitanud erinevalt, aga et kirikud on nii maise kui ka taevase võimu sümboliks, siis on nende ehitamine ikka suur ettevõtmine olnud. Iga suure ettevõtmise juurde kuulub alati palju suuri inimesi, tegusid, saatusi ja legende. Ta tuleb, isand tuleb. Kas siin teenijaid polegi? Ratsu vajab puhkust. Ja mina ka. Kuulan, isand. On see Ratsu ees? Ratsu talli. Anna talle juua. Kõige paremat mõne. Tahab teetud. Kõrge herra, nii väsinud olema. Las ma vaatan sinu peale. Suur õnnetus õue peale tulema. Aga kui raha andma, siis kõik korras olema. Võta raha ära kraaks õnnetust kaela. Kas nii võetakski vastu siis oma valitsejat ja sõjasangarit? Kus on mu vanem vend, kelle ma jätsin siia enda asemikuks nii kaua, kui sõjaret tuleb? Kus on mu armastatud, kes on mulle igavest ruudust vandunud ja lubanud mind kannatlikult oodata?
mu vend. No tere tulemast koju. Võitjana. Tere tulemast koju, mis anda? Ma olen su järele igatsenud ja su peale mõtlenud su südamepärl. Sõjasangarile viivad! 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 Kui raha on, ma küll siis kaua elama! Ajage see hull vanaid siit kohe minema. Ei ole raha! Raha! Oi, raha! Ma olen sind südamevaluga oodan ja palvetanud sinu eest. Sul sõjaretk korda läheks ja sa naaseks tervena ning suure sõjasaagiga. Rõõman kuulda neid sõnu su suust, mu vend. Ja mul on hea meel, et mu tuleku üle rõõmustavad alamad, pereliikmed. Kõige suurem rõõm täidab mu südant, et mu kõrval on jälle mu armsam. Lähme nüüd kirikusse. Seal peab õpetaja sinu tuleku puhul jutluse. Armas vend, tahan siit küsida, miks on siia selle koha peale, kuhu nüüd ehitama suure ja uhke lossi, rajasid hoopis kirik. See on suursugune ja võimas heitis vaenlase vastu. Aga enda sõjaretkele minekut sai ju kokku leppinud, et siia saab elamiseks uhke ja uus elu. Säästa mind praegu nendest seletustest. Meil on selleks ju veel aeg. Aga nüüd ootab meid Jumala teenistus. No siin me küll kiriksu lubada ei saa. Ega minu tappa! Mine! Ega minu tappa! Mine! Kallis rahvas, astume nüüd kõik kirikusse, kuulame, mis õpetajale öelda on. Jumal isa ja poja ja pühapäeva nime. Tere tulemast vanemale vennale ja tere tulemast kõne aluseks. Me paneme tähele, ma usun, tänase näeva jaoks ja kogu selle sündmuse jaoks väga sobivat kohta pühakirjas, mis on meile antud Luuka evangeeliumist, kus Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega, aga üks mees ütles isa vastu, isa, anna mulle vara, mis minu osaks tuleb. Ja isa jagas poegadele vara. Ja mitte kaua aega pärast seda aega kogus üks sellest poegadest kõik kokku ja läks ära kaugele maale. Ja seal pidi lasta oma vara ära ja elas õnnetumas elus. Aga kui kõik sai ära hukanud, tuli sinna maale kange nälg ja nälg hakkas ka tema kätte tulema. Ja ta läks ja seis ühe kodaniku juures seal maal ja see läkitas teda oma väljale sigu hoidma. Ja tema püüdis oma kõhtu täita tühjadest vestades, mis sealt sõid ja mitte keegi ei andnud mitte midagi teha. Aga kui ta oli paremad mõtted saanud tõsta, kui mitu palgalist on mu isa, kellel leiba küll on, aga mina lähen hukka nälja pärast. Ma tahan kätte võtta ja oma isa juurde minna ja tahan temale öelda, isa, ma olen pattu teinud taevast ja sinu ees ja mina ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Pea mind kui ühte oma palgalistest. Ja ta võttis kätte, läks oma isa juurde. Ja kui ta veel kaugel ära oli, nägi ta tema isa, hakkas
tema vastu. Aga poeg ütles temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ja ei ole enam väärt, et mind sinu pojaks hüütakse. Ja isa ütles oma sulastele, tooge kõige kallim kuu ja pange tema selga ja andke temale sõrmust sõrme ja tapke üks nuumvasikas ning söögem ja olgem rõõmsad. Sest see sina nagu poeg oli surnud ja on jälle elavaks saanud ja tema oli ära kadunud ja on leitud ja nemad hakkasid rõõmsad olema. Sellest võime ka meie täna rõõmu tunda, sest üks nendest vendadest oli otse kui kadunud, oli otse kui surnud ja on nüüd taas meie keskel. Ma usun, et me kõik oleme kuulnud seda juttu, et ta on hukka läinud sõjas, et ta on kaotanud oma elu ja seda suurem on meie rõõm, mida me tohime täna tunda. Rõõm sellest, et ta on taas meie keskel, tohib koos meiega rõõmustada, tohib koos meiega pidutseda. Ja vaadake, sel äraolek, nende mõne aasta jooksul, mis ta on ära olnud, on siia kaunis pühakoda kerkinud ja inimestel küladest on koht, kus käia, kus rõõmu tunda Jumala sõnast, kus rõõmu tunda sellest, et nad võivad koos olla. Ja need esimesed väikesed muljed, mis ma olen sellest vanemast vennast saanud, need on jätnud arusaamise sellest, et ka temal on olemas sisemas see rõõm sellest, et siia on kerkinud see kirik, et siia on kerkinud see pühakoda. Nii on kadunud poeg jälle saanud selleks, kes on leitud. Kadunud vend on jälle meie keskel ja elu tohib meie kõikide jaoks rõõmsalt edasi minna. Nii tohime me sellest ka täna rõõmustada. Ja on kõigiti sobiv, kui meie ühte rõõmupidu ühisel meelel üheskoos peame. Alustage täna sellega. Nii vennad, rõõmust jõuavad teie jaoks. Seda võiks rõõmu tunda sellest pidust, kus meie kõigile pidu ja kus on sinu pidu. Mida võiks sellest rõõmu tunda, et see pühakoda on ka sinu jaoks ja mida tõime kotiga elektrivalguse oma majja. Ja nüüd ta särab need ja need kui päevad. Kuigi ma parema meelega ei annaks. Millest ta hoid? Ja kui sa ennist küsisid minu käest põhjust, miks on siia ehitatud just see kirik, siis see ongi üheks põhjuseks. Mul on hakanud selle kiriku asukoht ja kirik ise väga meeltmööda olema. Ainult, et muret teeb mulle meie vana Edise mõis, kus on sovisele pinnale rajatud. Kui enne sõjarätkele minekut olid tublisti vajunud ja tehk rohkemgi veel. Meie vana Edis on natukene villakas. Aga mingi aja kannatab ta veel elamist. Ja mulle jätkub seal kohta küllalt. Sinu on aga targem nüüd siia kolida, puhata sõjaretkest ja nautida sangari kuulsust.
Auväärt isand, pidulaud sinu toorekuuks on kaetud. Kas mu ratsujast on hoolt kantud? Kas ta süüa ja juua on saanud? Jah, auväärt isand. Kõik on tehtud nii, nagu kästud. Andke nendele õnnetutele ka üks kõhutäis. Saab tehtud. Saab tehtud. Aitäh, hea isand, aitäh, lahke inimene. No, aga mina. Nüüd oleks aeg meilgi koduselt keha kinnitada. Ja see lahinguvälja toit on mu seedimisele mõjuma hakanud, nii et kõik õrnemadki tunded püüdnud hävitada. Ja tihtipeale igasugu patu mõtteidki pähe on tulnud. Tead, sa mine uha ennast veega üle, et tolmust vabaneda. Ma vaatan siin see aeg, et kõik laabuks ja toit küps oleks. Siis ei tee see ka sinu seedimisele liiga. Ja, just. Kas sa jõudsid talle juba rääkida? Ei suutnud julgust kokku võtta, et talle kõike ära öelda. Minu vastu ei näidal küll tunded jahtunud olevat. Pigem vastupidi. Tema pilgust ja tugevast haardest oli tunda tulist kirge. Seda nähes mul süda sees lõhkema. Ma oleks tahtnud ise tema asemel olla. Kõigi nähes sind avalikult emmata. Miks sa siis siiani seda teinud ei ole? Sul on selleks aega ju piisavalt olnud. Sa olid ennast talle ju ära lubanud. Ja tema on minu vanem vend. Seda küll. Aga isegi peale teadet tema hukkumisest ei sööndanud sa mulle sammugi teiste näes läheneda. Sel ajal summutas lein mu tundeid sinu vastu. Sa peaks ju sellest aru saama. Kuid sellest on nüüd pikk aeg möödas. Ja mina olen kui närbuvuis, mida keegi noppinud ei ole. See, kes oleks sööndanud mind noppida, oli kaugel. Ja kes oli lähedal, julenud. Ja nüüd ma pean aru andma oma tunnetest, millel vilju pole olnud. Seep see on. Ma tunnetest oled sa mulle märku andnud. Kuid su keha ei ole ma julenud võtta. Aga patt on seegi, kui patust mõtled. Patt? Minul on jäänud tunne, et sinust polegi meest, et pattu teha. Oho! Kust sina peaksid teadma minu mehe jõust? Ja ega temalgi. Seal lahinguväljal patu mõtetest puhas pole olnud. Ise ta rääkis, mis tunded teda seal vaevasid. Ja ehk ta ei rääkinudki veel kõigest, mis seal juhtuda võis. No, kui sa niimoodi arvad, siis selline mõtlemine peaks sulle ju julgust andma meie elu rääkimiseks. Oleme nüüd kõik ühtmoodi patused. Meie patt seisneb selles, et me julgesime ainult mõelda meie armastusest ja pattu langemisest. Kuid tema tegude kohta ei saa me mitte midagi kindlat väita. Ja poleks minagi julgenud neid mõtteid mõelda, kui poleks sinupoolselt sügavat ja julgustavat silmavaadet saanud. Võib-olla poleks ma niimoodi toiminud, kui poleks arvamusel, et ta hukkus lahinguväljal. Nüüd on juba hilja midagi muuta. Ole nüüd mees ja näita oma mehe meelt.
räägi talle tõtt või muidu. Mis muidu? Saad vast isegi aru. Saan jah. Kuid seda ei saa ma endale lubada, sest olen sinusse liiga kiindunud. Inimesed on sajandite jooksul ehitanud Eestimaale hulganisti kirikuid, kuid sajandite jooksul on erinevad rahvad ja hõimud neid ka lõhkunud, hävitanud või endi otstarbeks ümber mugandanud. Vähesed jumalakojad on säilinud nii, nagu nad kord olid ehitatud. Miks nii? Kas siis Jumal polegi kõigile üks ja ainus? Juhtus aga ka seda, et raske ehitustöö käigus murdusid inimeste elud. Õnnetused, omavahelised tülid. Õilsa eesmärgi saavutamise nimel hukkusid ülekohtuselt paljud inimesed. Õilis eesmärk on ajendanud sellegi Jumalakoja rajamise siin. Eesmärgid, teostused, selle nimel toodud ohvrid, ammune ajalugu moodustavadki legendi. Sellist juttu tuled sina mulle rääkida. Mõtlesid, et ma väsimusest ja peolauas joodud väinist olen uimaseks muutunud ja leebemaks läinud. Sellist juttu tuled sina mulle rääkida. No üks räägime siis. Tapan teid mõlema. Pea kinni! Sinu ägedus on enneaegne. Joodud vein pole siin mitte raustanud, vaid hoopis häbedavaks muutnud. Sa oled kaotanud mõistuse. Oi, suur õnnetus õue tulema, aga raha andma, kõik korras olema. Kuule, mine ära siit! Kohe! Raha andma! Vask! Kui sul midagi on öelda, siis ütle. Või ei kuula enam su õigustust mitte keegi. Sinu väljavalitu vastu patuse armastuse süü võtan omaks. Olen olnud temaga kahtlases läheduses, kuid ikkagi süütus läheduses. Ma olen talle ka armastussõnu mõelnud ja neid talle ka öelnud. Olen ta silmis isegi vastu elki märganud, kuid tema suu on jäänud suletuks. Millegagi peale pilgu pole ta märku andnud, et meie vahel patutunded võivad olla. Pole vaja meil tülitseda. Ma olen heastanud oma patu sellega, et selle kiriku siia ehitasin. Las olla see kirik terveks minu eluks mulle märgiks, et isegi mõtlemine patust on patt. Las olla see kirik kohaks, kuhu teisedki minu sarnased saavad tulla ja Jumala poole pöörduda. Las olla see kirik siin kohaks, kuhu sina ja sinu alavad saavad kaitsesse tulla, kui vaenlane peaks maad ründama. Need müürid, on ju need müürid piisavalt tugevad. Ja see torn
piisavalt kõrge, et Jumalale lähemal olla. Need müürid kaitsevad hästi vaenlase vastu. Mis sa tahad mulle öelda, mu vend? Mina usun, et Jumal sind ühes kõigi elajatega on loodud. Sulle ihu ja liikmed, mõistuse ja kõik meeled on andnud. Kuidas ma pean siis ütlema oma vennale, kes on loobunud tervest mõistusest, silma heitnud ja kaksipidi kätt ulatanud oma venna välja valitule? Siis ma pean küll mõtlema, kas sina üldse Jumala poolt loodud oled. Või oled sa hoopis Jumalas sõnas käsutka all salganud? Ja kas see kirikki mitte siin? Pole mitte silma kirjatsamiseks ehitatud. Sina tuled mulle seda juttu rääkima. Pidage! Kes kätte maksta tahab, sellele jätab issand tema patud alles. Pattu minul olla sa. Olen kogu oma jõu ja mõistusega vaenlase vastu võidelnud. Sõjamehed on minust lugu pidanud ja minuga taplusesse läinud. Olen pikki aastaid püüdnud valeusulisi maale tulemast takistada. Aga sa olla seal sõdalaste hulgas ka muid mõtteid mõlgutanud? Seda juttu oled sa jõudnud minust juba rääkida. Tahad mind selja taga mustata? Ja sa tahad siis, et ma usuksin sinu siinus? Ei ole sinu mõtted vähem patused kui meie omad. Ja poleks tulnud vale teadet sinu hukkumisest, poleks minu mõtted sinust mitte eemale hoidnud. Vaenlasõda tabas mind tõepoolest parempoolsesse õlga. Kuid tahe elada, võidelda ja koju tagasi teie juurde pöörduda andis mulle uue jõu. Sinu keha oli kogu aeg mul silme ees. Mu südame tõusid vähvalt seisma. Sinu silmades ära andis mulle uue jõu, et elule ärgata. Ma olen sulle uhke, et sa vaenlaste keskel ka meie peale mõtlesid. Oleks meieni jõudnud õige teade, ei oleks ju meie mõtted ka teises suunas rännanud. Valus teadasaamine purustas kogu mu jõu, mille ma kulutasin ootamisele. Ma vajasin tuge ja head sõna, mis oleksid aidanud minu valus. Ja see abikäsi oli ligidal. Me tundsime teineteise vastu sügavat lugupidamist, sõbralikkust ja ühtekuuluvuse tunnet, mida sisendas meisse teadmine sinu hukust veelgi. Aegamööda muutusid meie tunded millekski, millele ma esialgu nimetustki ei osanud anda. Samad tunded valdasid ka mind. Ma pole veel lõpetanud. Ma võitlesin kaua teadmatuses. Soovisin selgusele jõuda oma tunnete ehtsuses. Ja alles nüüd, siin, sinu ees seistes, julgen ma nii endale kui ka teile tunnistada, et see oli vajadus kaastunda toe järele. Kas see kõik oli siis võlts? Need vilgud, mis sa mulle kinkisid. Need sõnad, mis sa mult vastu võtsid. Vaikiv nõusoleku märk, et meie vahel on ehtsad tunded. Ehk ihkad sa hoopis meie suguvõsa rikkusi.
ja sul on ükskõik, kumba oleks omale meheks saanud. Vait! Ma ei või kuulda su suust niisuguse inetusi oma väljama kohta. Kui sul on midagi öelda, siis ütle. Räägi kui mõõgad. Mõõgad! Ei räägi mitte mõistuse, vaid jõukeelt. Aga oma pettumuses olen nõus kas või surema. Mis mõtet on elada teadmisega, et sinu ehtsad tunded on ära kasutatud rikastumise eesmärgil. Võitleme ja kui mina peaksin surema, siis suren ma rahus. Teadmisega, et mina pole meie kõrget suguvõsa nime teotanud, mis võiks olla veel väärilisem surm. Võitleme. Ja kui mina peaksin langema, tean, et tegin seda kaitstes oma armastatud puhast nime. Südames ei soovima kummagi venna hukkumist, sest mõlemad on mulle meelmööda ja ükskõik kummaga koos elades oleksin ma saanud oma tahtmise. Lõpetame selle mõtetuse, kui venna veri voolab. Armastatu nime teotamist saab lahendada ainult võistlusega. Kui hukub noorem vend, siis vanem usub minu siirust ja minust saab mõisaproua. On su mõistus nüüd sinuga, et suudad andestada mu armsama ees? Ei, vend! Ma andestan sulle, kui sa mu tapad. Kuid reedetud tundeid ei suuda ma andestada. Kõik viha ja vaen olgu teist kaugel. Olge sõbralikud ja südamlikud isekeskis. Ja andke üksteisele andeks. Nagu issand on meile andeks andnud Kristuses. Nüüd see juhtus.